Tervist, hea rahvas! Taas on teie ees parlamendi GP Grünthal ja Puustusmaa. Puustusmaa poolt tere! Kalle Grünthal poolt teile samuti soojad palavad tervitused ja ma usun, et kindlasti ei unusta, et praegu on ka valimiste aeg ja valimistele tuleb kindlasti minna ja anda oma häält EKRE poolt, EKRE saadikute poolt. Sellest me räägime tänases saates juba täpsemalt. Ja veel üks väga oluline informatsioon, ärge tehke seda e-hääletuse kaudu, sest praegusel hetkel on juba kindlasti ka enamusel elanikest teada, et EKRE on esitanud siis e-valimiste osas ka kaebuse selle kohta, et seal on vägagi palju sellist ebausaldusväärsust, mis ei ole kohane sugugi valimiste läbiviimisega. Ja see on õige ja me küll eelmises saates viitasime sellele, sest valimised on ju praegu hetkel kõige kuumem küsimus meie riigi territooriumil, siis ärge unustage ära, kõige parem number valimise jaoks on 124. Ole sa siis Paides või ole siis Kiiri vallas näiteks, 124 on raudselt kõige parem number. Ja ma korrutan ka selle asja üle, et kui tekivad mõningased või mingid küsimused seoses valimisega, siis on väga heaks abiks selline kodulehekülg nagu valimised.ee, kus saab siis lisainformatsiooni. Jah, täpsemalt valimised 2012 ja saate sealt täpsemalt teada. Aga selle 2012? Mina olen selle pealt lahti võtnud kogu aeg. Okay. Ja vaadake veel ühte huvitavat fenomeni, kes viitsib võib isegi pilte teha. Nii kui te selle lahti teete, on seal siis valimiste statistika. Seal on kirjas, et palju on siis paberhääletanud olnud, palju on siis e-hääletanud olnud. Ja kõige all on siis selline nimekiri, kus on kirjas valijate arv. Ja minu jaoks on fenomenaalne see, et selles valijate arvus, mis peaks olema konstantne suurus, mis ei tohiks muutuda, toimub midagi väga müstilist. 1 700, see polegi tähtis, aga lõpuosa on tähtis. Näiteks on 838, see number kõigub üles-alla ja tänase päeva seisuga, hommikuse seisuga on see tõusnud juba 879 numbrilise peale. Ehk siis, kuigi nimekirjad on ammu koostatud, on minu jaoks müstika, kuidas saab toimuda selline liikumine sellises konstantses suuruses, nagu on valijate arv. Et ka siin on väga ebaloogulisi nähtusi olemas peale selle juba, et ka osad inimeste nimed ei ole kantud, valimisnimekiri on valesti kantud. Võtame näiteks nagu Silver Kuusik. Tema nime asemel on kirjas Hõbe Kuusik. Nii et müstika, mis toimub selle e-valimistega ja mina tahaks näha küll, kuidas on võimalik lugeda e-hääletamist usaldusväärses, kui terve maailm vaatab muige suuga peal, mismoodi meie siin viime läbi demokraatlikke valimisi. Ja kindlasti ma rõhutan seda sama üle, et jälgige, mis seal toimub, sellepärast, et kui te ikkagi märkate, et valimise ajal toimuvad mingisugused kiirikkumised, andke sellest kindlasti teada, ka siis meile või siis valimisjaoskonna juhtidele, rõhutage, rikkumisi ei tohi olla. Meil on olemas ka juhuseid teada, kus näiteks valimisjaoskonnast nimekirjad mõne erakonna omad kaovad ära või valimisliidu omad. Aga siiski, positiivselt lõpetades selle valimiste jutu võiks öelda seda, et need, kes lähevad täna valima, need teavad seda, et nad valivad sellel päeval, kui sündis Anna Haava, Friedrich Nietzsche ja Yana Toom. Nii et on, ja veel muidugi, täna on ju rahvusvaheline maanaiste päev. Muideks, see on, vaata vanasti nõukogude ajal oli ka kosmonautide päevad ja Tislerite päevad ja kes see kõik oli. Täna on maanaiste päev ja maanaiste päev on sellepärast eriline, et ta on alati üks päev peale rahvusvahelist toidupäeva. Ma ei tea, kas sellest oli kasu. Vist ei on. Valijatele oli kindlasti kasu, sest nüüd nad teavad täpselt, kuidas õieti hääletada. Aga mina rõhutan ikkagi Kiili vallas Paul Puustusmaa 124 ja Paide linnas Kalle Grünthal 124. Need on mehed, kes toovad muutusi kohalikku ellu ja mitte ainult muutusi, vaid muutused, mis viivad paremuse poole. Ja 1, 2, 4 nagu 2 veli. Nii, aga
aeg on edasi liikuda oma saate tavapärase korraga. See tähendab siis seda, et me kõigepealt korraks mõne pilgu heidame tagasi möödunud nädalale. Seal nii palju võib ka kohe öelda, et see, mis me eelmises GP-s siis ennustasime, vist võiks öelda, šamaneerisime, et see läkski enam-vähem kõik nii, nagu pidi, aga oli ka minu jaoks oli mõningas üllatusi. Ja üks üllatus oli, see oli seotud eelkõige Rail Balticaga ja see ei olnud seotud mitte minu komisjoniga Riigikogus, vaid seal olid teised inimesed. Aga Rail Baltica on selgunud nüüd tänaseks see, et see projekt on läinud oluliselt kallimaks, oluliselt aeglasema elluviimisega ja omavastutus on olulisel määral tõusnud, nii et need rahad, mis nüüd Rail Balticusse peaks eraldatama, kui see üldse ongi võimalik eraldada ilma täiendavat otsust tegemiseta, need on juba asjad, mis panevad uuesti mõtlema. Aga kui nüüd Paul seda teemat juba puudutas, ega ei saa mina ka oma suud siis lahti tegemata jätta. Lihtne talupoja mõistus ütleb väga konkreetselt ära, selle idiootsusega pole mõtet tegeleda selleks, et sõita Tallinnast Riiga rongiga ja panna sinna meeletu raha hakkama, panna sinna meeletud loodusressursid hakkama. Vähemalt Euroopa Liidu asjade komisjonis, kuhu mina kuulun, on öeldud, et sellega ammutatakse tühjaks põhimõtteliselt paekivivarud, mida kasutatakse killustiku tootmiseks, et see on surmaprojekt põhimõtteliselt ja mõistlik oleks need rahad tegelikult suunata hoopis neljarajalistele teede ehitusele, mis oleks meil juba ammu valmis olnud. Väga lihtne on sõita ju Tallinnast Iklasse neljarealist teed pidi, lõpetada Tallinn-Tartu neljarealise autoteede ehitus ja samuti teha korda ka Narva-Tallinn neljarealine ehitus. Need on loogilised asjad, sest autotransport on veresooned, millega toimib kogu majandus, kogu ühiskonna toimetulek ja areng. Raudtee seda kahtlemata võib teha, aga see projekt on, mina ütlen, et absurditeater. Ja siin tasuks ka rõhutada seda, mida meil komisjonis tuvastati, oli ju see, et see tasuvuse projekt, mis näitab, või tasuvuse aruanne, mis näitab, et kuidas siis, kui kasulik see Rail Baltica on, siis viimane tasuvuse arvutused olid tehtud 2017. aasta baasil ja nüüd uus tasuvus analüüs peaks tulema aasta 2023 või jah, 2023. Ehk siis vahepeal toimub mingi hämar liikumine, mille tasuvusest ja toimimist ei tea mitte keegi mitte midagi. Nii et me võiksime selle teemal, selle saate põhimõtteliselt täis rääkida, sest seal on ka need tasuvuse arvutused on tehtud absoluutselt valede andmete peale võetud seal. Mitte tänapäeva, põhiteema on tegelikult see, et vähendatakse sellega CO2 heidet autode poolt, aga arvutuste aluseks on võetud siis kõige vanema klassi masinad, mis toodavad siis seda tossu ja vingu siis nii palju, et maa on must ümberringi, aga ei ole võetud arvesse tehnoloogia arengut, millisele tasandile on viidud siis tänapäevase veoautode heite väljalaske suurus, nii et meile petetakse kogu aeg ka selle tasuvuse arvestava suuruse juures, aga see on öelda jutu täiteks, Paul. Tegelikult on ju niimoodi, kui me hakkame nüüd lahkama seda nii-öelda siis selle Riigikogu täiskogu 6. istujärgu 5. töönädalat, mis kestab siis 18. oktoobrist kuni 21. oktoobrini, siis mina ütlen, et minu tõusid jällegi karvad püsti, et ma ei tea, mis riigis me tegelikult elame. See on tegelikult teatud mõttes paratamatus ja me oleme sellest nii palju rääkinud ja korduvalt kurtnud, et meie viibimise eesmärk siin, mida sätestab ära tegelikult põhiseaduse preambul, mille järgi me peaksime kaitsma ja arendama omaenda rahva riiki, mis on rippumatu, kustumatu rippumatusega, kustumatu sõltumatusega, kustumatu ise otsustamise õigusega, et siin tegelikult need õigused kõik liiguvad kuskile ja kuhugile, mida sisuliselt meie meie tahaksime seda olukorda küll muuta, aga meile selgitatakse, et olge vait. Teie ei saa siin mitte midagi muuta. Sellepärast, et ka meil on siin parlamendis olemas sisuliselt parlamendi teine koda, mis tegutseb oma soodu, sellepärast, et sealt tulevad
asjad põhimõtteliselt on parlamendi suure kogu jaoks, ehk siis suure saali jaoks ainult fikseerimiseks, aga mitte aruteludeks või tõsiseks seadusloomeks. Ma pean silmas just eelkõige Euroopa Liidu erinevad määrused, direktiive, millega muidugi oled sina hästi kursis, mina vähem kursis, sest et sina oled selle õnnetu Euroopa Liidu komisjoni auväärne liige. Nii et ma ei tea, kas me tahame sellele peatuda, aga... Ühe lause võib-olla ütleksin siia, mitte ühe lause, aga võib-olla paar lauset juurde, et tegelikult see Pauli viide sellele meie nii-öelda siis iseseisvale demokraatlikule Eesti Vabariigile jutumärkides on põhimõtteliselt õige. Mina olen veel kurjama ütlemisega, nagu te teate, võin väita seda, et kaugel ei ole see hetk, kus meie Eesti Vabariigi põhiseadus sisuliselt kõlbab tualetti panna naela otsa, sest need asjad ei toimi. No Pauli näide praegu, siin ma tean, et keegi võib-olla vihastab praegu, aga Pauli näide juba see, mis võib-olla tavakuulele, nagu ütleme, kes ei ole poliitikaga väga kursis, jäi mõistetamatuks. Meil on ju ühekojaline parlament. Parlament on see, kes võtab vastu kõiki otsuseid ja nii edasi, lubab, keelab, käseb, poolpeal laseb, aga meil on olemas selline müstiline institutsioon nagu Euroopa Liidu asjade komisjon, kes vaatab läbi siis Euroopa Liidu direktiive, millised kooskõlastused me anname valitsusele ja nii edasi. Üldjuhul need asjad ei jõuagi üldse suurte parlamenti arutusele ja sisuliselt see, ütleme, mina ütleks, et ülemkoda juba, sest suurparlament on juba alamkoda, sest seal lähevad otsustusele küsimused, mis määravad meie saatust palju rohkem kui selline naljategemine suures parlamendis. Ehk siis ta tekitabki sellised mulje, nagu oleks meil midagi, mis on kõrgem kui Eesti põhiseadus ja kahjuks väga paljud inimesed, isegi ajakirjanikud, kes on ju teatavasti demokraatia valvekoerad, isegi nemad ei tea seda, et päris tegelikult ei ole Eesti riigi territooriumil midagi kõrgemat kui Eesti põhiseadus. Aga seda teadmist ei suudeta vastu võtta või seda teadmist ei usuta. Ja sul on õigus, et seda just seetõttu, et põhiseadus ise nauklikuks tulistatud. Meil on terve hunnik põhiseaduse paragrahvi, millised ei kehti. Näiteks ütleme, kui me võtame paragrahv 48 põhiseaduses, mis ütleb väga konkreetselt, et erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti Vabariigi kodanikud. Aga tegelikult kuuluvad sinna ka igasugused teisi kodanikke, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud, kes on müstilised Euroopa Liidu kodanikud. Ja see asjaolu ei ole põhiseaduse kooskõlas. Aga see ei ole mitte ainukene selline säte, need on põhiseaduses veel ja veel. Ja millele tuginevad siis seaduse üle valvajad ja ka kohtunikud, nemad tuginevad sellisele kavalale instituudile, mida nimetatakse ühe sõnaga proportsionaalsus. Ehk siis kui minnakse põhiseadusega mingis otsuses vastuollu, siis hakatakse kaaluma, kas see vastuolu on proportsionaalselt lubatud või mitte. Ega see proportsionaalsus pole kuskil tegelikult fikseeritud, vaid selle siis otsustavad eluaegsed ametnikud ehk siis kohtunikud, mitte teie poolt valitud rahvasaadikud. Et kuna sa siin põhiseaduse kallale juba läksid ja kuna me oleme mõlemad põhiseaduskomisjoni liikmed ka, siis pean mina ka selles osas oma suu lahti tegema, ma ei mäleta seda paragrahvi, aga sisu on selline, et Eestis kehtivad Eesti seadused juhul, kui on Eesti tunnistanud rahvusvahelise seaduse olemasolu, siis juhindutakse rahvusvahelisest seadusest. Ehk praegu käib siis Euroopa Liidu asjade komisjoni tasandil ja hiljem ka siis ka osade direktiivide puhul, mida me üle võtame, käib tegelikult seadusliku võimu ülevõtmine, asendades need Euroopa Liidu Föderatsiooni õigusaktidega. Ja nüüd selle teema lõpetamiseks me peame kindlasti lõpetama, ausalt mingit varianti üle. Ma lihtsalt viitan ühele põhiseaduse paragrahvile, mida loomulikult saab väänata, et ei ole proportsionaalne, on proportsionaalne, aga põhiseaduse paragrahv 123 ütleb väga selgelt, et Eesti ei või sõlmida mitte ühtegi lepingut, välislepingut, milline oleks vastuolus meie Eesti põhiseadusega. Aga edasi tõlgendame kõike vastavalt proportsionaalsusele. Ja nüüd me läheme selle töönädala, mis ta number meil oli? 5.
selle sessiooni 5. töönädala juurde ja hakkame analüüsima seda, mis on ees ootamas. Nii et nagu te teate ja nagu ikka on see, et kõik parlamendierakonnad on ritta seatud selle stardijoonel ja hakkavad siis omaenda võimsust ja võimekust näitama 5. töönädalal. Muideks tegelikult meil oli ju nüüd oli ka see uus reiting oli esitatud ja selles oli väga huvitav oli see, et kui nüüd EKRE on mitu nädalat on reitingus esikohal, siis Postimees seda reitingut kommenteeris sellise sõnastusega, et endiselt on ees Reformierakond, kes oli nüüd EKRE-st justkui 1% ette jõudnud. Aga muideks see on ju teada klassikaline sotsiaalne või nendes küsimustes või kuidas need reitingutes on see tavaline see vea määr, mida loetakse 2,5% peale, nii et tegelikult see 1%-line Reformierakonna eesolek ei tähenda mitte seda, et on ees, vaid see on lihtsalt vea piiris olemine. Ma arvan, et veel paar päeva ja siis me teame täpselt, millised on reitingud, et need ennustused enam ei ole üldse olulised. Aga midagi ma tahtsin nüüd öelda veel sinna juurde selle seoses nende reitingutega ja nii edasi, aga tundub, et mälu veab halt ja mis pole üldse tavapärane. Ja lähme parem hoopis nende päevakorrapunktide juurde. Kõll, kallis rahvas, vaatame siis seda, mis toimub tulevikus. Jälle ma rõhutan seda, et iga inimene, iga Eesti kodanik, kes vähegi soovib, ta võib alati tulla oma riigi parlamenti vaatama, mis siin toimub. Kõikidel inimestel on vaba juurdepääs, tõsi, seoses meditsiiniliselt raske olukorra võib olla see, et teil nõutakse maski, aga sisse saate kõik ja ka vaadata saate ka seda poliitteatrit niivõrd kui võrdselt. See meeldetuletus on alati kasulik. Just. Ja nüüd oleme esmaspäeva juures. Esmaspäev on meie algava nädala esimene tööpäev, kus parlamendi istung tegelikult algab mitte hommikul, vaid õhtul. Ja siin on üks huvitav nüanss veel, et hommikuti, või esmaspäeva hommikul, meil on niimoodi, et istungid on ühel päeval on hommikul, teisel päeval õhtul, siis vastupidi. Nii et kui esmaspäeval on istung on õhtul, siis teisel päeval on see hommikul. Paul, kas ma võin korraks segada vahele? Mul tuli nüüd meelde, et mälu ikka päris ära pole kadunud. Küsimus on selles, et me ei tea seda praegu, kui palju üldse parlamendisaadikud jõuavad esmaspäeval siia, sest teatavasti valimiste järele hakatud meeletu klaperjaht selle koalitsioonide moodustamine, mis tähendab seda, et aktiivsus nii-öelda selles parlamendis siin võib olla osutuda hoopis väiksemaks. Aga vaata, hea kolleeg, seda ma tahtsingi öelda, Kalle, et esmaspäeva juures, kui ma rääkisin, et õhtul on seal või see õhtul on istung ja siis teisel päeval järgi vastupidi, hommikul istung, et vahepeal ju toimuvad muud olulised üritused meie parlamendi liikmete jaoks, see on komisjonid ja muud tavalised asjad. Ja need on kõik ära jäänud. Just, ja algaval nädalal on see eripära, et kui istungid suures saalis toimuvad, siis komisjonid on riburadapidi kõik teatanud, et nemad jäävad ära. Ma ei tea, kas Euroopa Liidu komisjon on teatanud? On ka teatanud. Samuti on seda teatanud korruptsioonikomisjon, mille liige mina olen, samuti on teatanud meile koos põhiseaduskomisjon, mille liige me koos oleme. Nädal otsa pole põhiseaduskomisjonis ühtegi istumist. Aga läheme siis parlamendi töö juurde, mis suures saalis toimub. Ja meil on esmaspäeval, see on siis 18. oktoobril, on meil arupärimine, kus siis olukorraga mitte rahul olevad parlamendi liikmed esitavad arupärimise Kaja Kallasele seoses korralageduse kohta ravimite ja vaktsiinide käsitlemisel Terviseametis. See on siis väga oluline päevakorrapunkt, mida võiksid siis kõik vaadata, kuidas ja mida siis Kaja Kallas sellele siis vastab või kuidas ta seda asja kommenteerib. Minu meelest on see juba, see on kummaline üldse kahest aspektist. Kõigepealt kummaline on ta selles mõttes, et selline olulise tähtsusega punkt on pandud siis üldse esmaspäevase päeva peale, kui me teame, et enamus parlamendiliikmed, kes on kandideerivad kuskil kohalikus omavalitsuses, ei tule kohale, sest neil on ametis nii-öelda siis kohalikul tasandil võimuliitude moodustamisega. Ja teiseks on kummaliseks on see, et sellise tegelikult ülitähtsa küsimuse arutamise oleks on vastajaks peaminister Kaja Kallas. No mina ei tea nüüd, ütleme siin viimaste poole aasta jooksul ühtegi sellist korda, või isegi kaugemale. Ei tea ühtegi sellist korda, kus Kaja Kallas on midagi mõistlikku suutnud vastata. Ei, aga kuule, aga äkki on siin see asi, et selleks ajahetkeks on juba teada, et minister Kiik ei ole enam minister.
See, ma arvan, et see vist ei peaks nagu tõele vastama, mis tegemist kohaliku omavalitsuse valimisega. Aga kuna küsimus on ikkagi selle vaktsiinide ravimite käitlemise osas, siis me, meeldetuletuseks see, et seal ju läksid hapuks või kadusid või paneme jutuvärkidesse, müüdi maha need vaktsiinid kellelegi kolmandale isikule, oli ju selle vastutusala kuulus Üllar Lannole Terviseametisse, kes on siis tänaseks hetkest teada kinga saanud. Ja muuseas, kui ma ühe korra asendasin seal ka meie head EKRE saadikut Siim Pohlakut seoses tema teiste ülesannetega, ma soovitan ka teda alati valida selles kohaliku omavalimiste kampaanias. Väga tubli mees, minu pinginaaber, tasub valida, väga võimekas mees. Ja siis selgus, et selline asi, et kui me hakkasime uurima, õigemini mina hakkasin uurima, et mis siis saanud on nendest vaktsiinidest ja ravimitest, mis nagu seal hapuks olla läinud, siis Üllar Lanno teatab rahu meile toime ja osad asjad viisime sinna ikka erasektori ladudesse. Ma ütlesin, okei, lähme vaatame, tahame inventuuri teha, palju seal siis hapuks läinud. Ei, kõrvalised isikud ei saa sinna ligi. Vaata, siis läks mul viskas kopsu üle maksa ja ma päris kurjalt ütlesin talle, et sellist juttu ei maksa nüüd parlamendisaadikutel ajada. Eesti riigi olulise vara juurde pääs on keelatud parlamendi liikmetele, kes tahavad kontrollida Terviseameti juhi sõnade paikapidavust. Tuletame, et Üllar Lanno ajal, kui ta oli veel, kus ta oli kohtumeditsiini ekspertiisi asutuse juht, läks ju kaduma sealt suurt hulk narkootikume. Nüüd on saanud kaduma läinud ju vaktsiinid. Aga liikudes nüüd tagasi selle päevakava juurde või nädalakava juurde, ma just tahtsingi viidata, et kuivõrd see küsimus, mis käsitleb põhimõtteliselt vaktsiinide käitlemist Terviseametis, oleks nagu loogiline, et Tanel Kiik tuleks sinna ette rääkima, aga see asjaolu, et on hoopis Kaja Kallas seal, see on iseenesest väga huvitav. Arvestades veel seda, et just käesoleval nädalal, mis praegu möödus, paljastusid koalitsioonis olevad suured lõhed, mille kohta siis Kaja Kallas ütles, et kui seal on nii ja naa ja kolmandat pidi, et siis Tanel Kiik peaks võtma poliitilise vastutuse. Ja mille peale siis Tanel Kiik muidugi kommenteeris omamoodi, et ta vastutab kogu aeg sellest, mis seal toimub, et kõik hästi oleks ja nii edasi. Et see sõna, et tegemist oli poliitilise vastutusega, mis tähendas tegelikult tagasiastumist, seda ta nagu distantseeris ennast sellisest väitest. Mina muidugi näen siin võib-olla sellist klassikalist poliitmängu, sest kõige suurem vastutaja selles alas on ju ikkagi Tanel Kiik, kes seal nii-öelda tule alla sattudes, parlamendisaadikute küsimuste tule alla sattudes, kompromiteeriks ennast veel rohkem. Palju lihtsam on saata mingisugune tegelane, kes asjast üldse midagi ei tea ja annab vastuse, et Paul Puustusmaa on lamemaalane, Grünter üldse ei kõlba siia parlamenti, kuna ta pole üldse midagi mõistust peaseks. Et lihtsam on saata selline tegelane siia ette, sest Tanel Kiik vastamisel on ikkagi, ta püüab vähemalt millegi poole ja ta teab midagi, aga tema tulek on ohtlik tema tervisele poliitilises mõttes seda ametkonda edaspidi juhtida. Aga Kaja Kallas, see on väga süüdimatu selles mõttes. Aga ühesõnaga, tulge kohale, vaadake, mis seal toimub, eks 1,2 võib sellest arupärimisele vastamisest ikkagi kooruda. Teine asi, mis meil oluline on veel esmaspäevasel päeval, on olukord, kus minister Jaak Aab tuleb andma ettekannet tegema avaliku teenistuse 2020. aasta kohta. Iseenesest ma arvan, et see võib-olla ei ole suure üldsuse jaoks nii väga huvitav, aga ehk, ja vaata, meil on ikkagi see küsimus, et meil on meeletult palju ametnikke, kes tegelevad, küll on neid, kes on ka väga tublid, aga küsimus on pigem selles, et selle ametnike maht ja koormus meie riigile on lihtsalt liiga suur, et sellest ettekandest võiks leida pidepunkti, kas siis neid ametnikke on palju või neid ei ole palju, millised on need kulud, millised on need tulud, milline see kasulikkus, milline on kasumlikkus ja milline mitte. Muidugi jälle teisalt, et Jaak Aabu tundes või Jaak Aabi tundes võimalik, et ikkagi see aruanne on hästi ümmargune nagu pall, aga kes teab, Muidugi ma olen täheldanud, et Jaak Aabi puhul on tegemist ministriga, kui see ükskõik mis oluline teema on, siis ta omab sellist supervõimet, vastab ülilühidalt, et mul ja rohkem lisada midagi juurde ei ole. Nii et sisuliselt
aruanne kui selline, mis tegelikult hõlmab kõikide inimeste jaoks väga ülitähtsat olulist osa avaliku teenistuse täitmises elanikkonnale, taandub tasapisi hästi pisikeseks vastuseks, kus praktiliselt mitte midagi saada. Meil on avalik teenistus, see töötas hästi, rohkem lisada ei ole. Ei ole, aga kuna me ütleme siin avaliku teenistuse juures oleme, siis teatavasti on siin juba kuulda, et nagu valimised läbi saavad ja et siis meil hakkavad kohe meie põhiõigusi piirama, tulevad uued piirangud ja nii edasi, sest seda demagoogiat ja propagandat juba aetakse, tuuakse eeskujuks siis ka siis Lätit ja et meil on ikka vaja seda teha ja nii edasi ja põhiline argument, mis on siis see on, et öeldakse, et haiglad on kohe üle täitumas, et nad lähevad lõhki nendest haigetest, kes on seotud siis koroonasse haigestumisega. Kolmapäeval oli meil infotund ja ma palusin siis millegipärast Keit Pentus-Rosimannus asendas siis Kaja Kallas peaministri ülesannetes ja palusin siis need haiglate andmeid saada. Ja võrreldes nüüd Kaja Kallasega, siis Keit oli selles mõttes ikkagi normaalne inimene, ütles, et jah, ma saadan sulle selle õhtuks, õhtul helistab ise, ütleb, et ei, ma ikka ei saanud saata, ma saadan homme, et Vabariigi Valitsus koguneb homme ja siis me saame sulle värsked andmed anda ja muidugi ei tulnud, ikkagi andmed ei tulnud ja õnneks siis täna siis me saime telefoni teel kontakti ja ta ütles, et saadab uuesti. Näis, vaatame, mis on siis selle haiglate ülekoormuse ja täitumise osas siis reaalselt, sest nüüd on meil olemas andmed, mis on saadetud, me hakkame neid võrdlema eluliste asjaoludega ehk kontrollima nende faktide tõepärasust, aga see jääb natuke tulevikku, vaatame. Nii, see oli esmaspäev. Läheme nüüd edasi teisipäeva peale. Teisipäeval on meil niimoodi, et meil on esimese punktina on plaanis vabariigi, see on väga huvitav asi muideks, see on 383 UA. Me kogu aeg räägime numbritest, numeratsioonidest, et on SE, seal mingi number, see on seaduse eelnõu, on OE, see on otsuse eelnõu, aga see on UA. Ja nüüd tekib, mis asi see on? Ja UA-nist tulnud. UA tähendab tegelikult uuesti arutelu. Siin on nüüd, võib-olla pole oluline see seadus ise, see on siis Vabariigi Valitsuse algatatud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduse muutmise seadus. Aga pigem on selle küsimus selles, et juhtus selline huvitav olukord meil parlamendis, et parlamendis rikuti kodukorda. Millal seda rikuti? ja võt ongi, et mõnikord see hakkab silma. Tegelikult meil rikutakse kogu aeg ja pidevalt. Ma olen mitu korda esile toonud sellise lihtsa näite, et kui parlamendi suur saal, ehk siis kõige kõrgem kogu Eesti riigi territooriumil, täiskogu võtab vastu mingi otsuse, siis seda otsust saab muuta täiskogu ise. See on normaalne ja loogiline. Aga näiteks siis, kui suur saal otsustas, et Eesti Vabariigi kõige olulisemas saalis, valges saalis, parlamendi hoones on ainult Eesti Vabariigi lipud, see otsus on vastu võetud, see otsus on muutmata, ometigi tuli uus koalitsioon ja hakkas lammutama. Mitte mingit otsust uut vastu ei võetud, lihtsalt pandi sinna Euroopa Liidu lipud tagasi. Ja minu mõistes on väga ebaõiglane, et see peaks olema ka NATO lipud, OCC lipud siis sellisel juhul, sest et miks pärast on ühte organisatsiooni eelistatud teistele. Tegelikult Paul on küsimus selles praegu, need lipupanijad, mina ei pannud, sina ei pannud, ma eeldan seda, eks ju, et need, kes panid, rikuvad jämedalt Riigikogu otsust ja nüüd on küsimus, milline vastutus kaasneb selle otsuse rikkumisest, mitte mingisugust tähendab, tee mis tahad. Ja vaata, siin ongi lihtsalt see, et mõnikord seda pandakse tähele, mõnikord pöördakse tähelepanu, aga mõnikord lihtsalt sülitakse ja sellele koalitsioonile on see omane, et nad ikkagi sülitavad. Ja nüüd antud juhul, kui me räägime sellest samast 383 UA-st, seal oligi nii, et sülitati selle protseduuri reeglitele, vastuvõtmise korrale ja täpsemalt, see on võib-olla ka vähem oluline tavavaataja jaoks, sellepärast, et see on selline juba nüüd juriidiline aritmeetika, aga kui ikkagi teise ja kolmanda lugemise vahel muudetakse sisuliselt seaduse teksti, mis on meil kodukorral lubamatu, siis on sellega tegelikult seda kodukorda rikutud ja nagu president ütles, ka üks oluline asi, president enne lahkumist tegi midagi väga head. Ta lihtsalt selle rikutud minu sõga kummardus president Kaljulaidile selle märkimisväärse ja olulise otsusest. See on väga printsipiaalne, kus koalitsiooni teerulli ka vastu võetud ebakohane seadus, kus protseduuri rikutud, president
ütles, et see on põhiseadusvastane ja ei kinnitanud seda, saatis tagasi. Noh, ja mis tegi põhiseaduskomisjon, milles meil on au kuuluda teatavasti, põhiseaduskomisjon tunnistas konsensuslikud, et presidendi otsus oli õige, ei hakanud vaidlema, saatis saali tagasi. Ja nüüd tuleb uus lugemine. Aga tegelikult selle asja olulisus on tegelikult see andis parlamendi liikmetele signaali, et sellist nii-öelda teerulli taktikat ei saa ikkagi kasutada ja nad peavad oma selles hurraad natuke tagasi tõmbama ja tulema tagasi nende seadusega piiritletud tegevusraamidesse, milles on juba ammu kuskilt juba kaugele jõutud. Nii, järgmine arutelu, mis meil on oluline, mille ma tahan kindlasti ka viidata, on 384 SC, noh see on siis seaduseelnõu, mis kõlab sellisena, et tegemist on veterinaarseaduse eelnõuga. Nii, aga loomulikult on see selline jälle meie jaoks negatiivses mõttes klassikaline nähe, kus meile suunatakse midagi Euroopa Liidu poolt alla ja meie siis, kas me tahame või ei taha, noh meile öeldakse vähemalt, et me peame selle ikka vastu võtma, sest me ei saa ju mitte vastu võtta. Selle seaduse mõtte ma loen teile, noh muidugi see, et tegemist on Euroopa Liidu määruse rakendamisega, noh see on juba teada, see on igal juhul mitte positiivne nähe, aga nüüd ma loen teile selle põhjenduse ühe lause ette. Ma loen ühe lause kõikide komadega. Aga kuulake hoolega. Jätke meelde ja pärast proovige ise järgi. See on üks lause ainult. Ja, üks lause. Senised siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid koondatakse ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigusi, rakendada Euroopa Liidu loomatervise määrust ja teise veterinaaria valdkonna Euroopa Liidu vahetult kohaldavaid määrusi, sõnastades Euroopa Liidu liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Punkt. Ei meelde? Palun korrake, palun. Ma vaatan, kas ma kuulen midagi, et te kordate. Põhimõtteliselt on võimalik eepos Kalevipoeg kirjutada ühe lausega, panna vahele koma. Ja muidugi rõhutakse veel ka seda selle juures, et tegemist on, et see uus seadus, see annab parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe Euroopa Liidu õigusaktidega. Ühesõnaga on väga suured probleemid selle Euroopa Liidu õigusega ja ma toon välja ka viimase ELAK-i Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi, kus siis me peame täitma Euroopa Liidu direktiivi ja andma oma maa andmete, mullaviljakuse, loomade arvukuse, nende ütleme sugu ja klassifikatsiooni, kõik andmed Euroopa Liidu käsutusse. Võib-olla see tundubki ühel hetkel nagu ütleme mõistlik olevat, kui me vaatame seda ainult nii-öelda kitsas pildis, et ütleme ainult selle määruse raames, sest ettekandja ütles väga ilusti ära, et aga me oleme seda teinud kogu aeg ja me saame sellest raha vastu. Me anname oma andmed sinna, me saame raha, mõelge raha vastu. Aga küsimus on tegelikult selles, tuleb vaadata suurt pilti, ehk siis viimasel ajal on tohutu tendents meie andmete liikumises Euroopa Liidu valdustesse. Sinna läksid siis meie isikuandmed, ABIS-e seaduse näol, sinna sõrme ja ütleme muud silmaiirise andmed, sinna lähevad nüüd need samad loomade andmed, sinna riigikaitseseaduse alusel lähevad siis ka meie kõik näiteks autod, kõik alates VIN-koodides kuni kõikide asja, sinna lähevad meie sadamate andmed, sinna lähevad meie kütusehoidlate andmed, sinna lähevad meie teravilja ja toiduladude andmed, põhimõtteliselt me anname kõik oma strateegilised andmed praegu Euroopa Liidu valdusesse, eks ju. Mis on parem võimalus vallutada Eestit, kui absoluutselt kogu see infrasüsteemi paiknemine ja kõikide isikute andmed on neil teada. Mina ütlen, et kui ajaloost võttes, kui enne Kurski Kaare lahingut, siis teatavasti sakslased tegid operatsioonid Citadelle, siis sattusid selle lahingu
lahingukäsud siis Nõukogude poole ja vist tulemus oli, kui sakslane pidi alustama tulelööki kuskil hommikul kella 4 paiku, siis Nõukogude pool üllatas neid tund aega varem ja tohutuid kaotusi kandnud Saksa armee lõpuks kaotas ka selle lahingu. Ma näen, et praegu meie andmed, me loovutame vabatahtlikult oma andmed ära, aga kurat küll, ma ütlen otse välja, see asi tuleb lõpetada. Jah, võtta see ongi see meie suur riiklik iseseisvus ja otsustamisõigus. Aga liigume edasi teisipäevalt kolmapäeva peale. Ja kolmapäevasel päeval on meil SE 464 SE ehk seaduse eelnõu ja seda korda on küsimus 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõust. See tohutult mahukas ja väga suur seadus. Ja ilmselt tekitab palju vaidlusi, esiteks sellepärast, et mitte keegi sellest hästi aru ei saa ja seda on niivõrd palju tunnistatud, et meie riigieelarve on täiesti teadlikult varasemate 10 aastate jooksul muudetud nii segaseks, et jumala pärast mitte keegi sellest aru ei saaks. Sellepärast, et kui sa hakkad aru saama, siis hakkad küsimusi esitama. No nii on. Nüüd on, kui oli EKRE valitsuse veel, EKRE ja Senseemia valitsus, siis hakati astuma samme selles suunas, et muuta riigieelarve mõistlikuks arusaadavaks, isegi Riigikogu juures loodi ka vastav töörühm ja ka toetusrühm, aga ja ka muideks ka praegune valitsus on seda lubanud, aga ma ei ole näinud, et see oleks ka reaalselt toimunud, aga eks näeb, aga mis on oluline? Oluline on see, et see riigieelarve seaduse arutelu tuleb ja mõningased andmed ma sealt annan ka üldiselt praegu hetkel teada. Tähendab seda, et riigieelarve tulude maht on kasvanud, see on nüüd praegu plaani järgi on see 13,13 miljardit. Kulude maht on suurem, see on 13,64 miljardit, ehk siis see ülekulu on 500 miljonit. Muidugi siin tasub meelde tuletada seda, et kui oli meie valitsus, siis iga ülekulu korral, kes kargas opositsioon koalitsioonile kaela ja seda Reformierakonna juhtimisel, ehk kuidas saab olla ülekulu ei tohi olla, eelarve peab olema tasakaalus, ülekulu ei tohi olla, aga seda korda on ise valitsuses rõõmsalt 500 miljonise ülekuluga. Aga võib-olla jah, et laamendada nad oskavad, aga seda ise vältida, selleks need mõistus pole. Ja teine asi, mis on ka, et vot see nüüd hästi minu personaalne asi ja ma olen seda ka oma fraktsioonis korduvalt püüdnud rõhutada seda, et see teadusrahastamisele ette nähtud 1% kulu SKP-st on minu arvates ebanormaalselt väikene. Vaadake, teadus on ka nagu sõda, nagu lahinguväli ja kui meie sõjalise kulu tekitame 2 ja siime 2,5% kulumäära, siis minu arvates oleks õiglane, et ka teadus oleks sellega jägelt seotud. Sõda 2% sõjale, 2% teadusele. Aga see on väga minu isiklik personaalne arvamus ja selles suhtes mul on fraktsioonis toetused olemas, kuid veenmistööd on vaja ka teha. Aga ma arvan, et nüüd me võiksime minna siis järgmise päevakorrapunkti juures kolmapäevasel päeval ja see on siis Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu 408 SE ja ettekandjaks on siis siseminister Kristian Jaani. Minul isiklikult tekitab igasugune selline seadus, mida on siis Kristian Jaani poolt Keskerakonnas muuseas, tekitab alati sükest jubedat kahtlust ja kõhklust ja mis jama sealt jälle tulemas on. Küsimus on selles, et senised kokkupuuted on näidanud, et alati kõike mõistlikke otsused sellest valdkonnast ei tule. Ja ma ei tea, kas oli vist see eelnõu, kus ütleme tegelikult ei räägitud absoluutselt, tavaliselt niimoodi, et kui me see eelnõude menetlussüsteem töötab, seal on niimoodi ka lühikirjeldus toodud, eks selle seadusel oli vist niimoodi mitte midagi selgitatud, ei olnud? No vaat sellega minul on alati kõhklused, kui tuleb rääkima siseminister Kristian Jaani, siis ta jätab alati üks ontliku ametniku mulje ja ta kuidagi just nagu, need ministri kingad on kuidagi nii suured, ta on nii suured ruppumise kingadest ära ja kõik need asjad, mis sealt tulevad kinganinadest välja, need on niisugused kuidagi lamedad ja ma ausalt omalt poolt rohkemalt ei kommenteerikski. Aga sisust nii palju, et politsei, on mingi paber sul ka selle kohta, politsei otsustas niimoodi, et
et tuleb pikendada siis seda politsei tegevuses olevat salastatuse astet, mis praegu on 5 aastat pikemaks, sellepärast, et kuulake nüüd olega, sellepärast, et kuritegelikud jõud ja pahad inimesed ei pääseks nende andmetele ligi. Ehk siis me liigume üha rohkem suletud ühiskonna poole, me ei tea absoluutselt, mida meie jõustruktuurid tegelevad. Ja see on nüüd Kristjan Jaani poolt toodud siia välja ja ma ütlen kohe, kui ma alguses ütlesin kananahk tuleb ihule, mis sealt tulemas on, siis ma ütlen, et oli põhjendatud. Just, järgmine seadus on 457 SE. 457 SE on väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Aga hoolimata oma koledast suurest pealkirjast on ikkagi tegemist huvitava asjaga, millest on ka meedias varasemalt kirjutatud ja see käsitleb seda olukorda, kus kohalikud omavalitsused saavad õiguse ise liikluskaameraid, kiiruskaameraid püstitada ja saavad ka osaliselt teenitavast tulust oma kukursse pista. See on see seadus. See on esimene lugemine. Vaatame. Äkki minu kriitika Kristjan Jaani osas ei olnud põhjendatud. Vähemalt äkki tuleb sealt teises seaduses tuleb ka midagi mõistlikku, aga hinnangu sama andma pärast esimest lugemist. Ja, samal päeval on ka 459 SE, see on siis hasartmänguseaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadus. Ja vaat see on nüüd küll kaval asi hästi. See on nüüd selline asi. See oli 436. See on 459. Ei, 436. Ma räägid hasartmängust. Ja hasartmängu seadus. Mina oleks tahtnud ikkagi puudutada seda Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõud, mis tegelikult on otseses seoses, ütleme, riigieelarve seadusega. Et sisuliselt mina näen seda teksti ja seda eelnõud sellisena, et kuna riigikontroll vihjas sellele, et riigieelarve pole loetav ei normaalsetele inimestele ega ka paljudele muudele tarkadele inimestele, palju targematele inimestele, siis püütakse seda kitsaskohta ravida nüüd selliselt, et teeme selle seaduse muutmise eelnõu ära ja siis saavad asjad korda. Aga need asjad käivad paralleelselt mõlemad ja seesama esimene lugemine võib jääda ka selle viimaseks, et ühel hetkel unustatakse lihtsalt kappi ära ja kõik läheb ikkagi vanaviisi edasi. Aga nüüd palun ma vabandan. See oli siis 436 see, millest Kalle rääkis, see oli siis riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. See ei olnud mitte see, millest meie alguses rääkisime, vaid teine, umbes samasugune pealkirjaga seadus. Aga läheme nüüd tagasi 459 SE juurde, see on siis hasartmänguseaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja see on nüüd üks väga kaval putukas. Seal on nii, et olemasolevat süsteemi hakatakse muutma paindlikumaks. See siis tähendab põhimõtteliselt see paindlikkus, mis on kummaline. Esimene probleem on selles, et millegi pärast meil koalitsioon ja valitsus arvavad, et see on kiireloomuline. Mina näiteks selle kiireloomulisusest hästi aru ei saa. Oota, Paul, ma küsin sul vahele, siin on selline huvitav sõnastus, muudetakse paindlikumaks. Ütle, milline seadus ei ole paindlik. Või milline seadus on paindlikum, paindub rohkem. Ei, ma seletan kohe näiteks, ütleme, et kui on olemas seadus, mis ütleb, et Kallele on vaja palka maksta nii palju raha, aga ta ei ole paindlik, see tähendab seda, et Kallele on vaja maksta raha, palka mingi asja eest. Aga paindlik on ta siis, kui sinna on kirjutatud küll Kalle, aga sinna võib seda tõlgendada ka kui Malle, kui Paul. Et minu palk võib minna Mallele. Et see on paindlik. Selge, paindlikud asjad on head. See on siis... Et äkki on Pauli on palgalehel kirjas ja siis paindlikkuse mõttes pantakse Kallele hoopis see Pauli palk. Ja, seda poliitikas nimetada seda loominguliseks lähenemiseks. Mina loen, et see on sellist paindlik. Ja küll, aga me hakkab aeg otsa saama niimoodi, et lähme selle... Ja, saame selle ära, need kiirist ära. Ei, see. 459 SE. Selle paindlikkus nüüd seisneb selles, millega pärast on ta väga kiireloomuline ja seal on nüüd selline asi, et kui hasartmängu rahast olid varasemalt üsna konkreetselt ette nähtud, kuidas ja kellele läheb kui palju, siis seda korda paindlikult ja kiireloomuliselt muudetakse ära hämaraks. Et nüüd siis need samad instituudid, kellele see hasartmängu raha on nagu ette nähtud, see on siis Kultuurkapital, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, et nüüd nad saavad paindlikult siis suunata ja hämaralt neid asju. Ilmselt on see huvi suunatud teatud
eriliste seksuaalvajaduste soovidega näiteks võimalik. Mina unes nägin seda igal. Aga tead sa, Paul, minu meelest on kõige kummalim on see ja ma olen sunnitud seda ette lugema, see on lihtsalt suurepärane ministeeriumite paindlik seaduse väänamine. Et see, et hasartmänguks saadud vahendite kasutamine ei oleks enam seadusega kindlaks määratud valdkondadega ja see tähendab, et ministeeriumitel on paindlikkus otsustada valdkonna üle, mida nad millises mahus vajaduspõhiselt rakendatakse. Ehk siis sisuliselt selle seadusega muudetakse siis kehtivad õigust niimoodi, et vaatamata sellele, et see on seaduses niimoodi kirjas, kuhu peab hasartmänguraha minema, on ikkagi õigus seda raha jaotada sinna-tänna kolmandale kohale ja minu meelest oli vist mingi suur jama oli selle, kui Tanel Kiik tahtis sinna homo tegelastele anda seda raha ja siis oli meeletu vastasseis ei tekkinud ja nüüd on siis tuldud ilusti välja. Me paindlikult muudame seda olukorda selliselt. Ja nüüd täiesti paindlikult ma painutan su maha praegu hetkel ja ütlen, et kuna meil hakkab aeg läbi saama, siis meil on veel siin terve rida akte ees. Kahjuks me ei ole neid kõik ära rääkida, aga pole ka hullu, hea rahvas. Kõik järgnevad aktid, kõik mis on seotud siin 458 SC, 460 SC ja tegelikult Riigikogu koduleheküljed leiab need täpsemalt ka ülesse. Nad on enamalt jaolt seotud kõik Euroopa Liidu direktiivide vastuvõtmisega ühel, teisel ja kolmandal moel. Nii et nagu ikka ja jälle me tegeleme Euroopa Liidu oma seadusandluse paindliku sidumisega, sidususega Euroopa Liidu süsteemi. Võt selline iseseisvus meil on siis. Meil on nüüd selline mõte, et me võiksite nüüd paindlikult minema siis valima paindlikult 124 Kalle Grünthal. Paindlikult valige sellest ära ja meil tunne, et me peame paindlikult selle saate lõpetama ja kohtume nüüd järgmine kord siis nädala pärast. Nädala pärast. Aitäh.